Elas kord üks pere. Nad elasid väikeses majas, kus oli üsna kitsas olla. Mees, naine, lapsed ja väikses majas nagu ikka, kui on suur pere, palju kära. Ei ole rahu, ei ole vaikust ja kõigil kuidagi natukene piiratud see olemine. Ühel päeval tuli ehmatav uudis. Nimelt naise vanemad ütlesid, et nüüd meil on tarvis teie juurde elama kolida. Alustik on selline. Mees oli hirmul, issand, meil on niigi kitsas, meil on niigi vähe ruumi, meil on niigi liiga palju kära siin. Kuidas me nüüd kõige selle kestel veel suudame ellu jääda ja toime tulla? Mees otsustas, et läheb targa juurde, targa rabi juurde, küsida talt nõu, et mida siis peaks tegema. Mees läks rabi juurde ja rääkis, tead, selline kole lugu, kitsas maja, palju lapsi, palju kära ja nüüd vanemad tahavad ka veel meie juurde kolida. Ütle, rabi, mis ma peaksin tegema? Rabi mõtles natuke ja ütles, et mis siis ikka, las nad tulevad. Mees läks tagasi ja tuliki siis ühel päeval naise vanemad sinna elama, sättisid ennast elutuppa sisse ja lõid enda nii-öelda laagri seal püsti. Ja loomulikult läks veel kitsamaks olemine, läks veel kärarikkamaks olemine ja mees tundis, et no enam hullemaks ei saa minna. Ta läks rabi juurde ja küsis rabilt nõu, mida ma peaksin tegema. Rabi mõtles natukene ja küsis, kas sul kanasid on? Mees mõtles, et on küll kanad laudas ja mis ma nendega peaks tegema? Rabi ütles, et too kanad laudast majja. Mees mõtles, et imelik mõte, aga rabi on ju tark mees, küll tema teab, kuidas asjad käivad. Olgu, teeme siis nii. Läkski mees, tõi laudast kanad majja ja vaatas, mis juhtuma hakkas. Ja muidugi ega seal midagi kenat ei juhtunud. Nimelt kanad jooksid ringi, kakasid igale poole ja tegid veel rohkem kära kui varem oli. Mees mõtles, no enam hullemaks ei saa minna. Ja läks rabi juurde ja küsis rabilt, räägi, mida ma nüüd teen? Kanad kakavad igale poole, veel rohkem kära on majas, kohutav. Rabi mõtles natukene ja ütles, kas sul kits on? Mees mõtles, on küll, mis ma selle kitsega teen? Rabi ütles, et too kits ka majja. Mõtles asi kahtlane, aga rabi tark mees, küll ta teab, kuidas asjad käivad. Läks ja tõi kitse ka majja. Kits jooksis mööda maja ringi, lõugas, näksis diivanit ja igasugu värki ja sõi kellegi püksid ära ja nõnda. Kohutav lugu. Mees mõtles, enam hullemaks küll ei saa minna. Õudne. Läks lõpuks siis jälle selle targa rabi juurde ja küsis, mida ma nüüd peaks tegema. Tead, kits muudkui lõugab ja sööb meie riideid ära. Kohutav on olla, enam hullemaks ei saa minna. Rabi mõtles natukene ja küsis, ütle, kas sul lambad on? Mees mõtles, et mulle ei meeldi, kuhu see on minemas, aga on küll. Rabi ütles, et too lambad ka majja ja vaata, mis siis juhtub. Mees läks, lasi lambad ka laudast majja ja tead, ega asi läks veel hullemaks. Kanad olid igale poole kakanud ja kitseke oli seal söönud juba diivani poolenisti peaaegu ära ja nüüd veel lambad lõugasid terve päevas ja kohutav ja kõik pererahvas oli omavahel nii stressis ja magamata ja raksus, et tahtsid teineteisele kõri kallale minna. Ja mees mõtles, enam hullemaks ei saa minna. Ja läks rabi juurde. Ja ütles, rääkis rabile kõik loo ära, kui kohutav, kui hull asi nüüd on ja nüüd on ikka väga jamasti. Rabi mõtles natuke ja ütles, et tead, nüüd on nii, et nüüd päästab ainult see, et mine vii kanad lauta tagasi, vii kits lauta tagasi ja vii lambad ka lauta tagasi. Mees mõtles, et tundub hea nõuanne. Mees siis läks koju, korjas kõik kanad kokku, viis nad otsast lauta ära, samal ajal naine hakkas otsast lastega seal maja koristama. Mees tuli tagasi, võttis kitse, püüdis ka sealt kinni, viis ära, naine ja lapsed senni lappisid kenasti diivani ära ja otsisid mõned riismed veel üles, mis olid riietest jäänud. Ja siis, kui mees tuli veel ja võttis lambad ka kenasti kõik kokku ära ja viis nad lauta ära, et sellel ajal veel koristati kiiresti põrand puhtaks ja kui mees tagasi majja jõudis, astus uksest sisse ja tundis, et kuule, nii hea pole juba mõnda aeg olnud. Oli mõnus, vaikne oli ja kõik tundus nii hea ja tore ja kõik said omavahel hästi läbi, hoolimata sellest, et maja oli ikkagi kitsas
ja sellest veel varasemast seisust ikkagi olid need uued vanemad, need naise vanemad ka veel seal, kes võtsid ruumi ja tegid oma soove ja nõudmisi. Aga kõige selle kestel, kuna mees oli kogenud, mis tunne on kanade ja lammaste ja kitsedega ka veel koos majas elada, tundis ta, et päris okei, et täitsa hea on olla. Ja see lugu paneb mind mõtlema, et kuidas meie inimestena reageerime sellistele rasketele, keerulistele olukordadele. Kui meil tulevad jällegi mingid piirangud või mingid asjad keelatakse ära ja me peame mingites tingimustes elama, siis mind paneb mõtlema, et kas pärast see, kui mingi aeg need piirangud lõppevad, kas me oleme siis õnnelikumad, kui olime varem tänu sellele, et me saame tunda seda vabadust ja rõõmu. Umbes samamoodi nagu kui tuleb sügis, läheb pimedaks ja talvel on ka pime ja siis kui kevad tuleb ja päevad lähevad pikemaks ja suvi tuleb ja valgust on nii palju ja me tunneme, kui imeline see on. Ja ma mõtlen, et isegi kui need erilised ajad kusagil ära ei kao, vaid jäävad meid saatma järgmistel aastatel, siis võib-olla see treenib meid nõnda, et ühel päeval, kui tulevad taas need erilised ajad ja mingid krepihooajad ja nii edasi, siis meie reaktsioon on umbes samasugune nagu muidu talvega. Vaatame aknast välja, vaatame, et läheb sommuseks ja tormiseks, mis siis ikka, paneme täna jope selga ja lähme välja, teeme oma asjad ära. Nii et mõelda lihtsalt, et kui on tunne, et enam hullemaks ei saa minna, siis mingil moel ikka saab, aga ühtlasi saab ka palju paremaks minna pärast seda, kui on päris hull olnud. Ehk annab see mõte meile lootust, et pidada nii-öelda järgmise suveni vastu.